Tervist! Täna on jälle üks huvitav päev. Ma teile ütle huvitavat autot meie kollektsioonist. Tegu on siis BMW M535 i-ga ja me kohe ütleme ette, et me teeme selle ülesvõtte kaadri haaval, kuna meil on hästi ilus koht ja meil on veel ilusam auto. Aga kuna meid on natuke häirimas tore asi nagu tuul, siis loodetavasti saame ikka ilusti midagi arusaadavalt ka liikuda. Nii, tuleme siis tagasi meie kauni auto juurde. Tegu on siis mainitud BMW M535 i-ga. Konkreetne mudel on aastast 1985. Räägime ka natuke üldisemalt, et siis see põlvkond on siis BMW E28, mille eelkäija oli E12. Ja selle autoga ongi nagu see, et E28 on pigem nagu evolutsioon E12-st, mitte revolutsioon. Kuna see eelmine mudel sai niivõrd hea, siis BMW otsustas, et väga palju muutma ei hakka ja teeb auto lihtsalt paremaks. Kuid konkreetne mudel, nagu mainitud, on M-seeria mudel ja selles mõttes, et ta on väga oluline ka BMW ajaloos, et tegu on tegelikult 4. M-seeria autoga. Esimene auto oli BMW M1 ja teine oli siis eelkäijal põhinev samuti M535i, kolmas mudel oli M635 CSI ja siis 4. mudel on siis meie M535i E28 põlvkonnast. Ja kokku tehti seda mudelit, ma nüüd eksin, 9423 tükki. Aga ma räägiksin võib-olla natuke täpsemalt ka, et kuna tegu on mudeliga M535i ja on olemas tavaline 535i, et mis see siis nii-öelda kahe mudeli erinevus on. Üks väga oluline asi on muidugi välimus. Sellel M-mudelil, on siis esispoiler teistsugune, koopalaiendid, karbilaiendid, siin samuti koopalaiendid, teistsugune tagastange ja loomulikult kollal väga kuum sõna antidiid. See on nagu see, mis teda välimuselt eristab tavalisest 535i-st. Lisaks oli tal ka tehase poolt teistsugune erinev velgede ja rehvi kombinatsioon ning on auto ka madalam, umbkaudu 20 mm ja õigem sportvedustus. Ja muidugi M-mudelil, tuleme teeme ka ukse lahti, on ka teistsugune sisu, on näha selline sport nahksisu, mis siis hoiab nii-öelda juhti ja kõiki sõitjaid väga hästi paigal. Tehnika pool, mootor on tal sama nagu 535i-l, 3,5 litre mootor ja 160 kilovatti. Nii, paljus muidugi kindlasti huvitab ka, et kui kiire see auto on. Kuna tegu on ju punase autoga, me kõik teame, et punane on kiiruse värv, siis anname ka sellele vastuse. No ma vaatasin kodus järele, et mul on nii-öelda arhiivis mõned tored vanad ajakirjad ja leidsin ühe 85. aasta ajakirja Automootor on sport ja seal oli see auto testis. Ja seal oli siis tulemused, mida mõõdeti, oli sedasi, et kiirendus 0-100-ni oli 7,2 sekundit. Mis tollal oli igati hea tulemus, tänapäeval võib-olla niisugune keskpärane, aga siiski võtame ikkagi arvesse, mis 100 autos on. Ja võib-olla isegi veel olulisem, veel huvitav on auto maksimumkiirus, mis tuli ka mulle üllatusena, et selle auto maksimumkiirus seal testis mõõdeti oli 237 km/h, mis isegi tegelikult tänapäeval on üsna arvestatav tulemus. Aga alati nagu öeldakse, et üldpildi saab siis nagu auto puhul enam-vähem selgeks, kui vaadata just konkreetset ajajärku, millal mingi auto toodeti ja ka neid autosid, millega kannatab autot võrrelda. See on nüüd natuke siis keeruline teema selle auto puhul, siis mina isegi ütleks niimoodi, et meie ilus punane M535i on omamoodi ainulaadne. Tegelikult nagu otsesest konkurentsi selle autol ei olnudki, aga on mõned mudelid, millega tollal võrreldi ja millega võiks teda võrrelda. Ja ma siis võib-olla käin nüüd ükshaaval läbi, et enam-vähem nagu saaks aru, mis see auto endast kujutab ja kuidas ta siis tollal esile tuli. Me teeme selle nii-öelda kahes osas. Me pärast läheme ka sõidame selle autoga ja siin me räägime ka natukene sõiduomadustest, aga praegu siis nii-öelda üldine võrdlus. Esimene auto, millega muidugi peaks võrdlema, kui rääkida BMW-st, tuleks ka rääkida Mercedesest. Ja kuna see konkreetne mudel M535i tuli turule 84. aasta sügisel, siis tegelikult tollal
midagi samaväärset Mercedesel pakkuda polnud. Et oli juba siis tulemas E-klassi Mercedes V124, aga ei olnud sellel ühtegi mootorit, mis oleks olnud piisavalt hea ja võimas, et selle autoga jaksu katsuda. Et tollal kõige võimsam oli siis 300e ja siinkohal nii-öelda see võrdlus ei ole kuidagi asjakohane. Et alles need võimsad mudelid, mis tulid Mercedesel, tulid seal 80ndate lõpus ja selleks ajaks oli muidugi see auto ilusti juba välja teenitud pensionil. Ja tegelikult oli Mercedesel ka üks teine mudel pakkuda, et tegu oli küll väikse mudeliga ja kandis nime Mercedes 190e 2.3/16. Et nagu nüüd aru on saada, et tegu oli väikse mudeliga, 190e Passero mudeliga, aga tegu oli sportliku mudeliga. Et tal oli rida 4 mootor, millel oli siis, nagu nimestki välja tuleb, 16 klappi. Ja seda võiks siis nii-öelda pidada mingil määral konkurendiks, aga see on hästi oluline asi, et me nüüd, nagu öeldaks, me peame ennast mõtlema tagasi sellesse aega. Ja see oli nüüd see hetk, kus ütleme, et siis 6 silindrit, eriti kus sul olid need nii-öelda ridamootorina saadaval, oli niisugune prestiiži küsimus. Ja kindlasti oli väga palju inimesi, kes just nimelt eelistas rida 6 mootorit ja üldse ei kaalnudki võtta väiksem Mercedes, millel on rida 4 mootor, tegi see rida 4 mootor. See võiks olla esimene nii-öelda konkurent, mitte otsene, aga konkurent. Et kui meil oli juba jutt Mercedesel, siis tuleb ikkagi rääkida ka Audist. Ja tõesti, Audil oli tollal üks väga huvitav auto pakkuda. Tegu on mitte ainult uue, vaid 6. mudeliga ja nimeks oli tal Audi 200 Turbo. Siin on muidugi nüüd jälle see oluline erinevus on see, et kui meil siis BMW on rida 6 ja meil selle mainitud Mercedes oli rida 4 mootor ja Audil on meil rida 5 mootor. Kuid seal on nii-öelda siis 2 klappi silindri kohta nagu BMW-l, aga seal on ka turbo. Ja tegelikult see konkreetne auto oli päris kiire ja kindlasti valmistas BMW-le meelehärmi. Aga see on nüüd täpselt see koht, et kui ikkagi sa tahad tagevalist autot, siis oli kindlasti enamus kliente ei suutnud endast ümber mõelda selleks, et osta Audi ja valida siis esimene mudel, nagu algus oli, või hiljem Quattro, nelikveoline. Nii, et väike vahemärkus ka, et kuigi me just rääkisime C3 põlvkonna Audi 200 turbost, siis ma tegelikult ühe auto mainiksin ära, et tegu ei olnud küll konkurendiga, aga võib-olla kõige lähedasem iseloomult võis olla tollane Opel Senator. Sest Opel Senatori samuti olid saada rida 6 mootorid ning oli tagaveoline. Aga kuna Opeli Senatori kõige võimsam mootor oli 3-liitrine, paraku jäi selle autole jaksu puudu, jõudu puudu ja ka auto oli pigem mõeldud mugavamaks sõiduks. Nii et otsene konkurent ei ole, aga igaks juhuks, et keegi ei tunneks ennast kõrvalejätuna, mainisime auto ära. Viimane auto, millega tegelikult nüüd seda M535i võrrelda, oleks tegelikult sama põlvkonna M5. Ja ütleme ausalt, et nüüd on hästi palju neid, kes küsib, et mida me siin üldse võrdleme. Aga tegelikult see on tegelikult üsna võrreldav asi. Esiteks muidugi need olid sama autod, et M535i tuli natuke varem turule, nagu mainisime, sügisel 1984 ja M5 tuli turule, kui me eksis 85. aasta suvel. Aga üks muidugi väga suur erinevus on ka, kui me vaatame, on see nii-öelda see, mis me näeme siin mootoriruumis. Et kui sellel meie mudelil on siis mainitud rida 6 mootor, nii-öelda sama mootor, mida me leiame ka tavalise 535i mootorruumist, siis M5-l on, ütleme nii, et siis põhimõtteliselt enam-vähem sama mootor, mis oli kunagi BMW M1-l. Muidugi seda muudeti natukene, aga üldiselt oli tegu sama mootoriga ja mida siis nii-öelda jagas siis see M5, jagas ka siis selle E28 põlvkonna 6. seeria mudeliga M635CSI-ga. Et me mainisime üks mudelit nagu M635CSI. Võib-olla tekib paljude segadus, et kui tegu see auto on meil nii-öelda siis M535i ja meil on olemas M5 ja meil on olemas M635CSI. Et nüüd tekib veel küsimus, et kas M635CSI on midagi nagu M535i, siis tegelikult ei ole. Tegelikult see M635CSI on põhimõtteliselt nagu M5 ja tegelikult seda M635CSI müüdigi Ameerikas ka M6 nimel. Et M635CSI on nagu siis nimelt, ütleme niimoodi, et siis M5 kupee mudel.
Aga nüüd tulles tagasi selle nii-öelda siis M5 juurde, siis tegelikult ma ütlen ausalt, et ma ei ole kunagi isiklikult E28 M5-ga sõitnud, aga ma olen sõitnud M635 CSI-ga, mis on siis nii, et nagu mainitud sai, ütleks siis niimoodi, et tinglikult M5 kupee. Ja üldiselt nad sõidavad üsna sarnaselt. Ma mõtlen just seda siis võrreldes selle M535i-ga. Et loomulikult on niimoodi, et kui sa sellest autost kõik välja võtad, siis M5 ja ka mainitud M635 CSI, nad on ikkagi loomulikult kiiremad autod. Aga kui niisama nii-öelda siis sõita lihtsalt tempokalt, tahta nautida sõitu, tahta nautida nii-öelda siis vanakooli tehnikat, siis tegelikult see vahe ei ole väga suur. Ja ma nüüd jälle ei oska öelda, ma ei ole kunagi kellegi kõrval olnud nende autode ostmisel, kui nad uued olid. Aga ma julgen eeldada, et nii mõnigi inimene, kes võib-olla ostis selle siis M535i, et ta kaalus ka M5, kes vaatamas tollal, kes proovimas, jõudis järeldusele, et selle kasutuse juures, mis tal on, et sobib tegelikult see M535i sama hästi. Sest nagu mainisime, maksimumkiirus oli 237 km tunnis, lähme tagasi aastasse 85 näiteks, nagu 40 aastat, me saame aru, et tegelikult see oli rohkem kui piisav ja tegelikult ka see kiirendus oli väga arvestatav. Korra üks klipp ka auto interjöörist. Et mina olen ise alati nagu öelnud, et ma olen niuke inimene, kes on ülimalt kriitiline autode istmete osas, et ise peab olema mugav. Ja see on tõesti mugav iste, et selles mõttes, et kõik need külgtoed, asjad, et siin on tõesti väga mugav istuda ja teine asi, mida ma kindlasti välja toon, on see, et see on hea näide sellisest, ütleme nii, lääne-saksa kvaliteedist. Et kõik on nagu tugev, tummine, hästi ehitatud, silmale hea vaadata, käega hea katsuda. Nii et kindlasti kõik, kes on nii-öelda detailides kinni, nendele peaks see 535, M535i väga meeldima. Lubasime ka rääkida natuke BMW sõiduomadustest. Ütleme niimoodi, et ma ütleks, et oma auto kohta sõita väga hästi. Nii nagu üks õige BMW sõitma peab, eriti veel M535i. Tal jõud on, loomulikult see kõige toorem minek jõud tuleb kõrgematel pööretel, aga kuna sellega kaasab ka niisugune mõnus tämber, siis on see kõik väga-väga nauditav. Käiguvahetus on täpne, auto püsib teel väga hästi ja super kogemus. Soovitan kõigil seda autot proovida. Õnneks on see võimalik tänu Drivers Clubile. Täna sai palju räägitud meie kaunist ja kallist M535-st. Ja lõpetuseks ütleme seda, et meil on esiteks väga palju autosid ja kõik on huvitavad, kõik on erilised ja kõigiga on võimalik sõita. Samuti on võimalik sõita meie M535-ga läbi Drivers Clubi või, kel on huvi, on võimalik osta läbi Collection Carsi. Nii et uurige, vaadake, võtke meiega ühendus ja nauding on see, mis teid ootab ees.
et see on üks ilus varem.